Tere tulemast tagasi vaatama Piletilevi noort tegijat. Minu nimi on Melissa-Mariel Korjus ja meil on täna külas Johanna Velt, kes on grimmeerija. Tere, Johanna! Tere! Kui vana sa oled ja kuidas sa leidsid oma tee grimmi karjäärini? Mina olen 22-aastane, töötan vabakutselise grimmeerijana ja ma arvan, et see huvi grimmi ala kohta algas suhteliselt nagu varaselt, et selles mõttes esmane selline huvi oli kindlasti jumestamise vastu, et ma siin katsetasin sõbrannade peal ja iseenda peal proovisin uusi põnevaid asju ja siis ühel momendil sai ka mu perekond aru, et see on ilmselt asi, mis mind huvitab ja siis nad kinkisid mulle õpetajate maja koolituse. Ja siis seal koolitusel andsid tunde mitte lihtsalt jumestajad, vaid grimmeerijad. Mis vahe neil on? Jumestaja ja grimmeerija vahe on selline, et jumestaja töö on teha inimesi ilusaks ja kauniks, aga grimmeerija töö väga lihtsalt öeldes on see, et me teeme kõike, me teeme inimesi vanaks, võib-olla natuke inetumaks, mustaks, noh, mis iganes, et see võimalused seal on nagu tohutult suured. Ja siis seal koolitusel andsidki tunde just grimmeerijad ja nad avasid minu jaoks nagu nii uue aspekti kogu selle maailma vastu, et siis ma arvan, et sealt vaikselt nagu see huvi hakkas tekkima. Ja kuidas su tee edasi läks? Käisid seal koolitusel ja mis siis sai? Ja ma käisin seal koolitusel, siis parasjagu oli gümnaasium pooleni ja peale gümnaasiumit ma mäletan, ma olin üks nendest, kes tegelikult ikka täpselt nagu ei teadnud, mida peale hakata ja kuidagi ma olen väga tänulik, et mu vanem õde ja kuidagi ka enda selline sisetunne ikkagi suunasid mind Grimmi kooli ja et ma sinna avalduse saadaksin ja saatuse tahtel ma sinna jõudsingi. Kui raske sinna sisse oli saada? Ma ei ütleks, et liiga raske. Ma arvan, et seal on lihtsalt oluline asi see, et sa nagu päriselt tunned asja vastu huvi. Et kui sa nagu mõtled seda hobi korras minna tegema ja mõtled, noh, lähen ja teen, et võib-olla siis ei saa sisse. Aga kui ikkagi on näha, et sa oled selline uudishimulik ja avatud inimene, siis ma arvan, et see on täiesti reaalne. Ja mitu aastat see õppe kestab? Õppe kestab 1 aasta. Aga alati on grimmeerijale ka tegelikult kasulik minna edasi õppima, kas siis juuksuri näol või siis välismaale eriefekte, et see tuleb kindlasti kasuks. Mis oli Grimmi kooli juures kõige raskem ja keerulisem? Kõige raskem? Ma tegelikult arvan, et see aeg, et see 1 aasta õppida ära kõik need asjad, et see on, ma arvan, katsumus. Samas see on tehtav, aga lihtsalt vahel oli küll siuke tunne, et noh, et iga nädal siuke andmine käib nüüd see asi, et see võis olla raske. Kui palju teil oli tunde? Kas sa käisid nagu täiskohaga põhimõtteliselt nagu tööl, aga koolis? Jah, põhimõtteliselt meil oli niimoodi, et Grimmi koolis on nüüd viimased aastad olnud alati 2 kursust. See tähendab, et siis üle nädala käivad need kursused koolis niimoodi, et 1 nädal on siis kool, 1 nädal vaba. Mina sisustasin need vabad nädalad alati ilusti praktikatega, et saada praktikatunnid täis ja üldse saada seda kogemust ja näha, et mida see grimmeerija amet siis nagu tegelikult tähendab. Ja mis sai sinust pärast kooli? Kuhu sa läksid tööle või millised tööotsi sa said või kas sa läksid üldse edasi õppima kuskile? Minul oli selline plaan, et ma kohe ei lähe edasi õppima, vaid ma väga tahtsin näha, mis tegelikult minust võib saada lihtsalt niimoodi, et nüüd ma olen siin, ma olen valmis tööd tegema. Minu täielikuks õnneks tekkis mul võimalus kohe peale Grimmi kooli lõpetamist 6 aega hiljem minna täispikale filmile grimmeerija Kaire Hendriksonile assistendiks ja sealt see nagu kõik edasi läks, et tuli ka mul Draamateatris võimalus teha 1 etendust kaasa, seda ma tegin vist kokku 2 aastat nüüd, et see läks kuidagi sealt niimoodi voolama. Millised on olnud sinu kõige ägedamad töökogemused? Kindlasti kõik täispikad filmid, mis ma olen kaasa teinud. Milliseid sa oled teinud? Minul on nüüd siis 2 Soome filmi purki pandud. Esimene siis oli see, mis kohe oli peale Grimmi kooli ja teise ma tegin eelmisel suvel. See ei ole veel välja tulnud, aga suure huviga ootame.
aga ka teistel filmidel ma olen niimoodi käinud abiks tegemas, kas siis taustanäitlejaid ja see on ka alati hästi tore minu meelest, et kas siis teed mingi ajastu inimesi või teed seal keevitajaid, et see on nagu alati nii seinast seina. Aga samal ajal ei saa ka unustada mingisuguseid telesaateid, et see tore võimalus mul oli näosaadet teha kaasa. Siis mina olin seal tantsijate tiimis, et tantsijatel oli iga etteaste seal kas mingid uued parukad või grimmid, et see oli sihuke väga äge tegemine. Pluss siis teiselt poolt said näha, kuidas nagu need tippgrimmeerijad teevad oma tööd ja näha seda nii lähedalt, et tegelikult välismaal sul ilmselt ei tekigi sellist võimalust nagu nii varase kogemusega minna niimoodi vaatama ja appi minna, et see on nagu mega. Mitu hooaega sa tegid seal ja millal see oli? Mina tegin 2 hooaega. Esimene oli siis see aasta kohe peale Grimmi kooli ja teine oli siis sellest aasta hiljem, mis oli siis see viimane hooaeg, mis nad tegid. Mis on Grimmi töö juures kõige keerulisem? Keerulisem? No ma arvan, et kui me räägime nüüd tehnikatest, siis igasugused sellised lisandid ja filmitöö, et see peab olema lihtsalt väga-väga täpne ja detailne töö. Aga samal ajal võime ka öelda, et rasked on võttepäevad, väga pikad päevad, vahel sa oled vihmases metsas, pead seisma ja olema, et mingid sellised asjad on rasked, aga tegelikult kuidagi lohutuseks on alati see, et see on nii suur tiimitöö tavaliselt, et ikkagi sa saad jagada neid raskuseid, et sa ei ole seal kunagi üksinda. Ja mis sulle meeldib kõige rohkem selle töö juures? Vaheldus. Ma arvan, et vaheldus, et ma ei kujutaks ette seda, et ma istun hommikust õhtuni iga päev ühes samas kohas. See vaheldus, et vahel ma teengi inimesi hästi kauniks ja teine päev ma teen neid vanaks ja siis ma teen neid mustaks ja siis ma olen kuskil telestuudios ja siis ma olen hoopis nagu räägin vihmases metsas. Et ja nii palju uusi inimesi ka. Tohutult. Et võib-olla osade jaoks on jälle nagu keeruline, et tegelikult mul ei ole ju kogu aeg ühte kollektiivi, on ju. Et see on alguses võib-olla väga võõras, et appi, et ma ei tunne teda ja ma ei tea teda, aga reaalsus ongi see, et mida kauem sa selles oled, et ma võin ükskõik kuhu võttele minna, mul on juba seal tuttavad ja omad inimesed nagu olemas, et see on ka tegelikult praegu nagu protsessis seda näha on nii äge, et kuidas sa saad nagu selle eriala filmi või tele või teatri inimestega juba tuttavaks, on ju, et kui näed kuskil, see on juba tšau. Aga kui keeruline oli alguses võõraste inimestega niimoodi kontakti saada, et kui hea suhtleja sa üldse olid enne seda tööd? Ma arvan, et ma olin hea suhtleja, et see oli mulle selles mõttes nagu suureks eeliseks, et isegi võib-olla, kui mul siin süda nagu väga kiiresti põksis ja ma olin väga närvis, siis ma alati tegin endale ikkagist näo pähe ja patsutasin õlale, et sa saad hakkama ja kuidagi see alati aitas, et ma arvan, et julge hundirind on rasvane ja seda on seal töös vaja ka, aga samas ma usun, et igaüks saab tegelikult hakkama, võib-olla lihtsalt võtab aega harjumuseks. Millised on su tulevikuplaanid või millised tööd sul nüüd sellel aastal planeeritud juba on? Jaa, nüüd maikuus tegelikult ma hakkan ühte allfilmi projekti tegema, mis on üks Briti film, mida hakatakse siin Eestis meil tegema ja mul on au seal olla siis põhitiimis täispikal võtteperioodil. Väga äge. Milline on olnud sinu kõige hirmsam kogemus? Kõige hirmsam? Või et kas on läinud midagi täitsa pekki ja sassi niimoodi? Täitsa bussi või? Kindlasti. Esiteks on ju praegu, kui tagasi vaadata on ju mingite asjadega, mõtled, et hästi tähtsalt käinud on ju tegemas ja et ei ole välja tulnud, aga mul praegu niimoodi otseselt midagi meelde ei tule, aga neid olukordi on kindlasti olnud, et võib-olla praegu, kui mul midagi juhtuks, et siis ma kuidagi suudan võib-olla vabandada või põhjendada või öelda, aga tol momendil on ju, sa tahad endast kogu aeg jätta ainult parima nagu mulje on ju, et siis võib-olla ei lepi nende eksimustega nii väga. Mida sa soovitaksid nendele noortele, keda samamoodi huvitab jumestamine? Et kuidas selle teekonnaga üldse algust teha, et kas kohe minna siis Grimmi kooli või kus enda kätt nagu harjutada? No ma arvan, et minul jäigi nagu vahele tegelikult see jumestajaks õppimine, et võib öelda, et ma siis kodukoolitasin ennast on ju ja tegin sõbrannade peal, et minu jaoks kuidagi oli õige see, et ma mitte õige, lihtsalt see juhtus niimoodi, et ma läksin otse Grimmi kooli on ju ja käisin paaril koolitusel enne,
aga muidu ma soovitan küll muidugi, et tegelikult jumestuskoole on võimalik ju läbi teha, kui sa õpid alles gümnaasiumis, et mida varem alustada muidugi, et see on tegelikult super nagu hea. No väga lahe, aga lõpetuseks ma küsin sult paar sellist kiiret küsimust, millele siis vasta hästi kiiresti ja ära mõtle. Ma tean, et sa juba väga ootasid neid küsimusi. Jaa, väga. Nii, esimene küsimus. Inimene, keda sa tahaksid kõige rohkem jumestada? Oh my god! Kas see peaks mingi välismaalane olema? Võib olla välismaalane. Keda ma kõige rohkem? Sind. Sind tahan, jah. Väga hea vastus. Kui sa saaksid valida spordiala, kus sa oleksid tipptegija, siis mis see oleks? Pesapall. Oho. Sellepärast, et ma ei ole muidu ei tegele erinevate sportidega. Teen hobi korras. Võib-olla jooksen vahel või sõidan rattaga. Aga seal gümnaasiumis ma mäletan, vahel me saime mängida pesapalli ja mitte keegi ei tahtnud seda kunagi mängida ja mingil põhjusel see mulle nagu nii tohutult meeldis. Nii et võib-olla jah, mu suurtes unistustes see võiks see olla. Ja siis viimane küsimus, et mis oli viimane üritus, kus sa käisid? Viimane üritus, kus ma käisin, oli siinsamas Vaba Lava saalis oli Lexsoul Dance Machine'i muusikavideo reliisi siuke väike kontserdikene, mis oli küll oli maskikohustus ja väga vähe inimesi oli, aga ütlen ausalt, see oli super lõbus ja tantsida sai. Kui tore. No loodame siis, et varsti tehakse piirangud, jälle saadetakse minema ja saame piletilevi üritustele hakata. Just. Igal juhul aga aitäh, et sa tulid. Aitäh sulle. Ja kui keegi vajab kunagi endale jumestajat, siis saab Johanna poole alati pöörduda. Just. Aga meie teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval, nii et seniks jälgige meid Instagramis ja Facebookis ja vaadake meie teisi videoid ka. Tšau!